küsimus on alati siis motivatsioonis või meie teaduses. Kui sul on nuga, siis noaga võib teha köögis, lõigata asju, noaga võib teha ka ai, isegi iseendale. Samamoodi on ka energiatega, näiteks seksuaalenergiaga, püha energia, jumalik energia, mehe, naise ja pere alal hoid läbi armastuse. Võib olla väga positiivne, võib olla ka kuni kiiksudeni välja, eks ju, teisi ekspluateeriv. Ehk siis see mina mulle, minu mantra tegelikult toimib 3 tasandil. Üks on mina mulle, minu, eks ju, läbi keha, läbi meelte. Et mis iganes mind ei huvita, isegi ma näitan välja, et huvitab, aga tegelikult sisemiselt mul on ainuke motivatsioon läbi oma keha meelte saada head sööki, head seksi, ma ei tea, igast rahuldusi, eks ju. Ja ma olen valmis minema ükskõik kui kaugele, eks ju. See on mina mulle, minu mantra siis üks oht. Järgmine oht on siis mõistuse tasemel, et ma olen nii tark, filosoofia, minu maailmavaade, fanatism, sentimentalism, mõtled, et saad läbi mehaanilise targutamise, eks ju, maailma labaks ja õnnelikuks ja Jumala juurde. Ja teine minu mantra on hing, et mis hingel on vaja. Hingele, kui aru saama, mis on hing on antimateriaalne, satšit on andades õndsust, igaviku teadmisi, eks ju. Vedades räägitakse täpselt, mis on hing, kus ta asub, eks ju. Seda teadmist ei ole, eks ju, selles maailmas palju, peaaegu üldse 0, isegi religioonides. Aga samal ajal on hästi palju nagu tõestusi, eks ju, igavest hingest. Arstiteaduslikult isegi, näiteks et raku tasemel inimene vahetab 7–10 aasta vahel tagant täiesti oma keha. Uued rakud tulevad, vanad hävinevad, et selline arstiteaduslik fakt, et mis asi siis see on see, et kui ma olen peaaegu 60, siis ma olen vähemalt 5 korda või 6 korda vahetanud juba keha füüsilises plaanis. Aga hinge tasandil minu on siis väga loogiline, et kuna ta on täis õndsu, siis ma otsin õnne. Kui ma otsin läbi keha, läbi esimese mina, mulle minu ja läbi mõistuse ainult, siis jääb see hingelaps toitmata. Hingel on vaja igavesi väärtusi. Läbi heade omaduste, läbi hea koostöö, omakusu püüdmatuse ja läbi looduse kui elus substantsi jahatamise. Eks ju, et mateeria, maailm, elu, kõik on nagu, seal taga on teadussüsteem, kõrgem isiksus. Ja nii ongi siis, nagu ma selle noa näite tõin, et põhimõtteliselt kõik on hea, kui su teadus on õiges kohas ja eesmärk ja motivatsioon on ka omakusu püüdmatu tingimusteta armastus läbi oma annete, läbi oma omaduste, läbi oma unistuste ja kõik jääb fooniks, jääb siis see mina mulle, minu hinge soov kõike teenida. Et nii igavalt, kui see kõik kostu. Aga muid variante vist, nii palju kui mina olen oma väikse kanaajuga näinud, eriti ei ole. Üks variant on veel. Nagu ma ütlesin, üks on siis läbi keha ja mõistus, aga üks on veel, et sa oled lahustud. Nii vaimne kui materiaalne, kõik saab üheks, on brahmani aspekt, eks ju. Aga seda meie koolkonnas räägitakse, aga see ei ole nagu meie cup of tea, nagu öeldakse, et mitte päris meie teed asja, aga see eksisteerib küll, et kui sa tahad teha nagu sellise transsi minna või koomasse, kus meeled ja mõistus ja kõik käivad sellisse nagu, ma ei tea, kuidas seda seisundit nimetatakse, teatud mõttes nagu nirvana, samadhi või selline, et siis inimestel köidab see aspekt ka väga suuresti, sest inimesed on väsinud tavaliselt sotsiaalsetest jamadest, siis füüsilise maailma jamadest, mõistuse jamadest, mingi hetk saab arvestada, et ma parem tahan seda kõike nagu lahustada. Et see on üks variant. Teine variant on see sama aktiivsus, see pulbitsev elu ja emotsioonid ja tunded panna tööle kõige kõrgema teiste siis ekstaatilisse teenimisse.